Väljend teadmine on jõud on eriti asjakohane sõjanduse maailmas. Mida rohkem sa oma vaenlase kohta tead, seda lihtsam on teda võita. Kui sa tead, kus nende väed ja soomustehnika liiguvad, saad võtta vajalikud meetmed nende peatamiseks. Kui sa tead, kus asuvad nende kõige olulisemad varad, saad planeerida ja korraldada rünnakuid nende hävitamiseks. Varem andsid sellist teavet luurajad ja spioonid. Täna tuleb see kosmosest. Sadu miile maapinnast kõrgemal jälgivad satelliidid vägede liikumist, avastavad varustusladusid, jälgivad lennubaase ja paljastavad varjatud positsioone sügaval vaenlase tagalas. Ukraina toetub nendele süsteemidele tugevalt oma sõjas Venemaaga, kuid Kiievi kõige olulisemat taevast silma ei saatnud orbiidile liitlasest suurvõim ega miljardärist tehnoloogiafirma. See rahastati ühisrahastuse kaudu. Tavaliste ukrainlaste poolt ostetud ja kinni makstud niinimetatud rahvasatelliit on saanud üheks maailma tõhusaimaks luurevahendiks ning tõeliseks õudusunenäoks ka Vene sõjamasinale. Enne kui räägime, kuidas see töötab ja milliseid ainulaadseid eeliseid see pakub, vaatame selle ainulaadse satelliidisüsteemi põnevat päritolulugu. Kõik algas 2022 aastal konflikti algusfaasis. Sergei Pritula heategevusfond otsustas korraldada annetuskampaania 3 Türgi Bayraktari drooni jaoks, kutsudes üldsust üles annetusi tegema. See oli viis, kuidas tavalised Ukraina mehed ja naised said oma kodumaa kaitsmisel kaasa lüüa, ilma et nad peaksid ise relva haarama, ning paljud inimesed vastasid sellele üleskutsele. Tõepoolest, tol ajal tegid suured osad Ukraina elanikkonnast kõik endast oleneva, et toetada riigi kaitsejõude, olgu see siis annetuste või muul viisil abistamise kaudu. Nii et isegi kui droonid olid väga kallid, olid inimesed väga valmis annetama nii palju, kui nad said endale lubada. Mõne jaoks tähendas see vaid mõnekümmet grivnat, samas kui teised suutsid teha suuremaid annetusi, ulatudes sadade või isegi tuhandeteni. Kõik läks arvesse ja sellest kõigest sai vajalik summa kokku ja üsna pea olid sõna otseses mõttes miljonid ukrainlased ühendanud jõud, et koguda 600 miljonit grivnat ehk ligi $50 miljonit, mis oli vajalik droonide maksumuse katmiseks. Näed, tegid selle kõik ära vaid 3 päevaga. See oli peaaegu imepärane saavutus ning Türgi droonitootja oli Ukraina rahva vaimust ja pühendumusest nii muljet avaldatud, et otsustas loobuda tasust ja andis droonid tasuta üle. Nii oli fondi käsutuses äkitselt tohutu rahasumma ning õhus küsimus, kuidas seda kõige paremini kasutada. Muidugi oleks fond võinud lihtsalt tagastada annetused miljonitele inimestele, kuid need inimesed annetasid kindlal põhjusel. Nad tahtsid parandada oma riigi võimalusi sõjas. Nad soovisid olla osa kaitsetegevusest ja anda oma panus, mis aitaks neil vaenlase sissetungi tõrjuda. Pärast pikka arutelu ja vaidlusi leidis fond üsna ebatavalise lahenduse. Nad otsustasid kasutada vahendeid satelliidi ostmiseks. Ja see nimetati rahvasatelliidiks, austamaks lugematuid töökasid ukrainlasi erinevatest taustadest, vanusegruppidest ja elukutsetest, kes selle eest olid maksnud. Kõnealune satelliit oli Soome ICE sünteetilise apertuuriga radariga satelliidi mudel. Ja fond oli elevil selle üle, millist kasu see võiks tuua Ukraina armeele, öeldes, et see ost tähistab olulist sammu Ukraina valitsuse kiireloomulisele taotlusele kriitiliste maaseireandmete saamiseks vastamisel ja see toob meie relvajõududele suurt kasu. Mõned inimesed olid aga selle otsuse üle veidi hämmeldunud. Algselt kogusid nad raha droonide jaoks, sõjaliste vahendite jaoks, mis suudavad lahinguväljal peaaegu koheseid tulemusi anda. Selle asemel olid aga kõik need vahendid läinud millelegi, mis vähemalt esmapilgul ei suuda nii kiiret investeeringu tasuvust pakkuda. Kuid isegi kui Ukraina pidi veidi kannatust varuma, tõestas rahvasatelliit peagi, et see oli palju targem ost, kui ükski droon eales olla saaks. 2024 aasta juuniks, vähem kui 2 aastat pärast ostu ametlikku vormistamist, oli satelliit aidanud Ukrainal jäädvustada üle 4000 vaenlase sihtmärgi pildi, sealhulgas 370 lennuvälja, 238 õhutõrjepositsiooni ja raadioluure kohta, 153 nafta- ja kütuselao, 147 rakettide, laskemoona ja lennuväerelvade ladu ning 17 mereväebaasi. Nagu Ukraina peamine luureasutus GUR tol ajal märkis, on umbes 38% kogu ICI kogutud andmetest kasutatud otseselt vaenlase vastu suunatud löökide ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks, mis on toonud Venemaale miljardeid kahjusid, kuna agressiooni hind aina kasvab. See ei ole liialdus. See satelliit aitas Ukraina relvajõududel planeerida ja ellu viia arvukalt edukaid lööke, näiteks rünnakut Sevastopoli lahele 2023 aasta septembris, mille käigus hävitati mitu Vene sõjalaeva, sealhulgas dessantlaev Minsk ja allveelaev Rostov Dooni ääres.
Need varad üksi olid väärt mitusada miljonit, seega on lihtne ette kujutada, kuidas rahvasatelliit on pikas perspektiivis kaasa aidanud miljardite dollarite suurustele kahjudele. Ja sellest on saanud sõja edenedes ainult kasulikum ja väärtuslikum, eriti kuna Ukraina on suurendanud oma kampaaniat Vene sihtmärkide, nagu naftarafineerimistehased ja laskemoonalaud ründamiseks, et nõrgendada vaenlase võimet sõda jätkata. Tõepoolest, hilisemas 27. mai 2026 aasta värskenduses märkis GUR seda. Rahvasatelliit on nüüdseks edastanud peaaegu 6000 pilti, millest paljud on osutunud ülioluliseks vaenlase varade leidmisel ja tuvastamisel ning aidanud Ukrainal oma rünnakuid planeerida. Kurikosmose luureüksused saavad iga päev satelliidipilte ning neid andmeid kasutatakse objektide jälgimiseks Venemaa okupeeritud aladel, vaenlase sõjaliste sihtmärkide tuvastamiseks, kavandatud rünnakute kindlaks tegemiseks ning samuti rünnakute tagajärgede hindamiseks. Andriy Jussov, Ukraina kaitseministeeriumi pressiesindaja, läks veelgi kaugemale, selgitades, kui mõjukas see tehnoloogia tegelikult on. Kaasaegses sõjapidamises mängib juurdepääs kosmosetehnoloogiatele üliolulist rolli ning just rahvasatelliit sai Ukraina esimesteks teravateks silmadeks orbiidil. Me näeme, kuhu sihtida, mõistame, mida on kõige parem rünnata, meil on kontroll löökide tagajärgede üle. Vene agressori mitme miljardi dollari suurused kaotused on tulemused, millele on muuhulgas kaasa aidanud ka rahvasatelliit, mis tugevdab meie vastupidavust ning see süsteemne töö jätkub. Ministeerium tõi välja ka mitu näidet kohtadest, mida satelliit on aidanud neil jälgida ja seirata, jagades isegi tegelike kosmoses tehtud pilte. Sellistest kohtadest nagu Oleni lennubaas, kütusehoidlad Venemaa Krasnodari piirkonnas ja Zjabrovka lennuväli, samuti Novorossijskis dokitud sõjalaevad, koht, mida hiljuti tabas väga edukas droonirünnak, mis tekitas tohutut kahju ühele Kremli parimatest sõjalaevadest. Ja rahvasatelliit ei ole kasulik ainult nende kohtade leidmisel ja vaenlase liikumiste jälgimisel, vaid ka Ukraina rünnakute mõju kinnitamisel ja mõistmisel. Näiteks pärast süvalööki Vene rajatisele kaugel vaenlase tagalas saab Ukraina GUR tugineda satelliidile, et saada selgeid ja üksikasjalikke pilte tagajärgedest. Need saavad neid pilte kasutada selleks, et näha, milliseid sihtmärke tabati, kui palju kahju tehti, kas tulekahjud veel põlevad või kas remonditööd käivad ja nii edasi. See kõik on oluline, sest mida rohkem teavet Ukraina sõjaväel on, seda paremini saab ta oma tulevasi operatsioone täiustada ja optimeerida. See kõik on osa riigi laiemast strateegiast ja üldisest lähenemisest sõjale, mis põhineb suuresti mõttel, et alati tuleb püüelda paremuse poole, mitte leppida olemasolevaga, vaid teha alati rohkem, et lüüa tugevamalt, tekitada vaenlasele rohkem kaost ja saada igast ressursist rohkem kasu. Ja kõige hämmastavam osa sellest kõigest on see, et selle kõige võimaldajaks oli Ukraina üldsus. Iga inimene, kes annetas sellele esialgsele annetuskampaaniale, on tegelikult andnud oma panuse, aidates armeel leida ja tabada sadu Vene sihtmärke, põhjustades sissetungijatele sõna otseses mõttes miljardite dollarite ulatuses kahju. Muidugi ei ole see ainus satelliit, millele Ukraina luure ja piltide saamiseks toetub, kuid sellel on mõned ainulaadsed omadused, mis teevad sellest võib-olla kõige väärtuslikuma ja tähtsama satelliidi. Enne kui me sellesse süveneme, toob rahvasatelliidi eeskujul ka The Military Show teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Vajuta telli, et olla alati kursis. Selle satelliidi tõelise väärtuse mõistmiseks on oluline vaadata, kuidas see töötab. Sest see ei ole lihtsalt suvaline satelliit, vaid SAR-satelliit. Lihtsalt öeldes tähendab see, et see saadab välja radarilaineid ja mõõdab nende peegeldusi, et teha maapinnast pilte. See erineb väga palju tavalisest optilisest satelliidist, mis töötab nagu kaamera kosmoses ja teeb allpool olevast maastikust fotosid. Ja nagu tavalised kaameradki, töötavad optilised satelliidid kõige paremini selge ilmaga, kuid võivad muul ajal hätta jääda. Näiteks võib neil olla raske öösel pilte teha ning nad ei suuda näha läbi pilvede, suitsu, udu ega vihma, mis tähendab, et halva ilma korral võivad nad tundideks või isegi päevadeks täiesti kasutuks muutuda. Nad ei ole ka parimad maskeeritud või varjatud varustuse tuvastamisel ning Venemaa, nagu paljud teisedki sõjaväed, kasutab sageli maskeeringut, et varjata vägede liikumist või peita varustust puude alla ja taimestiku sekka, muutes need raskemini leitavaks. Tavalisi satelliite saab samuti kergesti petta peibutistega. Nad võivad teha pildi, kus tundub olevat tankidest tulvil väli või lennuväli, kus ootab õhku tõusmist kümneid pommitajaid ja hävitajaid, kuid tegelikult võib see olla vaenlase kaval trikk vastase petmiseks. Ukraina SAR-satelliidi eelis seisneb selles, et tal pole peaaegu ühtegi neist probleemidest. Nagu GUR märgib, on sellel võime hankida kujutisi igal kellaajal ja iga ilmaga. Isegi tihe pilvkate ei oma tähtsust, sest rahvasatelliit suudab sellest läbi näha.
see on väga oluline, sest kui Ukraina peaks lootma ainult tavapärastele satelliitidele, oleks alati oht saada madala kvaliteediga või täiesti kasutuid pilte pilvede või muude halbade ilmastikutingimuste tõttu. Nii et riigi relvajõududel oleks vähem luureandmeid, mille põhjal tegutseda, mis omakorda muudaks rünnakute planeerimise raskemaks. Venemaa võiks samuti kasutada udu- ja pilvekatet ära selleks, et liigutada oma sõjalisi vahendeid või planeerida ootamatuid rünnakuid Ukraina positsioonidele, mis võiksid viia oluliste läbimurreteni rindejoonel. Rahva satelliidi abil on Ukrainal aga pidevalt silmad taevas, mis annavad alati vajalikud andmed, võimaldades neil jääda oma vastasest ühe sammu võrra ettepoole. Lisaks, kuna satelliit töötab radariga, mitte tavalise kaameratehnoloogiaga, suudab see palju paremini tuvastada maskeeritud vägesid või varjatud varustust ning suudab ka palju tõhusamalt eristada peibutisi ja tegelikke sõjalisi vahendeid, pakkudes erakordselt kõrge kvaliteediga pilte. Tõepoolest, satelliidi taga olev ettevõte ICI ütleb, et teatud piltide lahutusvõime võib ulatuda kuni 0,25 meetrini piksli kohta ning üksikpilt võib katta kuni 225 ruutkilomeetri suuruse ala. See võimaldab Ukrainal mitte ainult näha suuri maa-alasid, vaid ka sisse suumida ja hõlpsasti märgata isegi kõige väiksemaid detaile. Paljudel teistel riikidel on samuti juurdepääs SAR-satelliidi tehnoloogiale, sealhulgas mõnel Ukraina suurimal liitlasel üle Euroopa ja mujal. Seetõttu oli üks suurimaid vastuargumente rahva satelliidi ideele juba 2022 aastal see, et miks ei võiks Kiiev lihtsalt loota oma välispartneritele, kes annaksid vajaliku luureinfo ja pildimaterjali. Tõsi on see, et need partnerid on olnud oma toetuses väga helded. Eriti Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriigid on Ukrainat satelliidipiltidega oluliselt aidanud. Kuid probleem sellega, kui loodad vajaliku luureinfo saamisel teistele, on see, et sa ei saa alati kindel olla, et nad tegutsevad nii kiiresti, reageerivad nii hästi või arvestavad sinu konkreetsete vajaduste ja nõudmistega täpselt nii, nagu sa sooviksid. Sama lugu on ka teiste sõjalise abi vormidega. Jah, paljud riigid on saatnud Ukrainasse kõike, alates rakettidest ja õhutõrjesüsteemidest kuni lahingutankideni. Aga alati oli nende riikide enda otsustada, mida ja millal nad saadavad. Kiev sai esitada taotlusi ja mõjutada otsuseid, kuid lõplikku otsust ta ei teinud. Ta oli alati teiste riikide poliitika ja valikute meelevallas. Nii et kui rääkida satelliidipiltidest, pidi Ukraina mõnikord ootama suhteliselt pikka aega, et saada vajalikke pilte. Ka tema partnerid võisid otsustada kehtestada ranged piirangud sellele, milliseid pilte nad olid nõus jagama. Näiteks ei pruukinud nad olla nõus jagama pilte teatud asukohtadest või võisid nad muretseda, et liiga kiire ja ulatuslik luureinfo jagamine võib konflikti kuidagi eskaleerida. Rahvasatelliidiga on tegemist hoopis teistsuguse looga. See on lugu, kus Ukraina ei ole lihtsalt kõrvaltegelane, vaid kogu etenduse täht. Kuna Ukraina on selle satelliidi ainus operaator, otsustab ta ise, milliseid andmeid kogutakse, millal neid kogutakse ja isegi seda, mis vormis pilte esitatakse. See võimaldab Kiievi vägedel koguda täpselt neid andmeid, mida neil on vaja maksimaalse kiiruse ja tõhususega. Tõepoolest, Serhii Britula heategevusfond on seda kinnitanud. Satelliit lendab üle Ukraina territooriumi 2 korda päevas ning ISI asutaja Rafael Morjevski märgib, et Ukraina saab seda kasutada Vene vägede liikumise jälgimiseks peaaegu reaalajas, jäädvustades iga päev kuni 24 pilti samast sihtmärgist. Ja konfliktisituatsioonides on see olulisem kui arvata võiks, sest sõjas ei püsi miski kaua muutumatuna. Venemaa paigutab regulaarselt ümber oma varasid, näiteks õhutõrje ja raketisüsteeme. Ka tema väed on pidevalt liikvel. Üksused liiguvad peaaegu pidevalt üle rindalade. Ka lennuväljadel võidakse lennukeid ja varasid ümber paigutada või teisaldada teistesse lennuväljadesse ja angaaridesse ning merel võivad laevad liikuda sadamast sadamasse. Kui pead tuginema satelliidipiltidele, mille saabumine võtab päevi, võid vaadata pilte, mis ei kajasta enam tegelikkust. Näiteks võib Prantsusmaa üks satelliitidest jäädvustada pildi mehhaniseeritud brigaadist kusagil rinde lähedal, kuid selleks ajaks, kui see pilt Ukrainasse jõuab, võib brigaad olla juba hoopis mujale liikunud. Aga rahva satelliidiga on Ukrainal uskumatult kiire ligipääs nendele piltidele. Kaitseministeerium märgib, et sageli kulub piltide kättesaamiseks vaid mõni tund. Ja see kiirus teeb otsuste langetamise selle info põhjal palju lihtsamaks. Ainult Ukraina GUR teab, kui paljude otsuste tegemisel on satelliit aidanud, kui paljudes rünnakutes on see osa võtnud, kui palju elusid on see päästnud ja kui palju kahju on see aidanud Kiievi vägedel Venemaale tekitada. Aga pole raske näha, kui oluline osa see puslest on. Kogu sõja vältel, aga eriti 2025 ja 2026 aastal, oleme näinud, kuidas Ukraina on sooritanud lugematul hulgal hävitavaid täppislööke Vene varade pihta, sellistes piirkondades nagu Donetsk, Luhansk ja isegi Krimmis.
nii paljud neist rünnakutest on erakordselt edukad, kuna Ukraina droonid ja raketid tabavad oma sihtmärke märkimisväärse tõhususega. Ka rindel oleme näinud, kuidas Ukraina kaitsjad seavad Vene vägedele lõkse, kaitsevad väikseid asulaid kuude kaupa ning hävitavad ühe Vene rünnakrühma teise järel. See ei ole õnne küsimus, vaid luure tulemus. Ukraina suudab selliseid rünnakuid läbi viia ja oma territooriumi nii hästi kaitsta, sest ta püüab alati oma vastastest ühe sammu võrra ees olla. Ukraina võtab aktiivselt meetmeid, et näha, kuhu Venemaa parimad ressursid liiguvad ning jälgib nende vägede liikumist. Ja selles pole mingit kahtlust. Rahvasatelliit on selles kõiges mänginud tohutut rolli, jäädvustades tuhandeid pilte, mis on aidanud riigil teha sadu nutikaid andmetel põhinevaid otsuseid. See on veel üks näide sellest, kuidas Ukraina on sõjas kasutanud tehnoloogiat ja innovatsiooni enda kasuks. Oleme näinud, kuidas Kiievi väed kasutavad tipptasemel droone, kaasaegseid elektroonilise sõjapidamise süsteeme ja isegi tehisintellekti, et tugevdada oma kaitset ja muuta jõuvahekord vastasega võrdsemaks. Ja Rahvasatelliit on veel üks inspireeriv näide Ukraina edumeelsest lähenemisest uutele tehnoloogiatele. Ja võib-olla kõige parem kogu selle juures on see, et Venemaal pole midagi teha, et seda peatada. Isegi kui Kreml otsustaks satelliidi vastu mingit sõjalist tegevust rakendada, näiteks küberrünnakuid või isegi satelliidivastaseid rakette kasutada, ei muudaks see midagi. Kuna Rahvasatelliit on täielikult kindlustatud, on ICI lubanud, et kui sellega midagi juhtub, antakse Ukrainale identne asendus. Nii kaua kui see sõda kestab, jääb satelliit kõrgele taevasse hõljuma, silmalt ära, kuid mitte meelest. See täidab oma vaikset, kuid hindamatut rolli selles sõjas ja ei jäta venelastele mitte ühtegi peidukohta. Veel üheks hämmastavaks näiteks Ukraina tehnoloogilisest meistrioskustest. Vaata seda videot, mis uurib, kuidas Kiievi kaitsjad on leidnud üllatava viisi Venemaa rakettide kahjutuks tegemiseks ilma ainsatki lasku tegemata. Või vaata seda videot, et näha, kuidas Ukraina on 2026. aastal seni vabastanud suure hulga territooriumi. Mitte ainult ei peata Venemaa edasitungi, vaid pöörab selle aktiivselt tagasi ja saadab Kremli sõjamasina tagasi algusesse. Ja selleks, et sa jääks ilma veel sellistest videotest, telli juba täna The Military Show ning aitäh vaatamast!